Stopp. Vaata nüüd see video lõpuni, eks ole, ära kuhugi torma. Mul on teile midagi rääkida. Mina siis, nagu ikka, Legend Riks endiselt ja otsustasin, et teen teile ühe siukse huvitava tuuri. Paljud küsivad mu käest, mis asi su see on, siis täna on tulnud see päev kätte, kus ma mõtlesin, et ma teen teile siis väikse setup tuuri, millega ma mängin WRC-d ja millega ma mängin siis siukseid vähe tavalisemaid mänge. Et alustame siis esimesena võib-olla ralli simulaatorist. Nii, nüüd me oleme jõudnud siia minu racing simulaatori juurde, millega ma siis mängin igapäevaselt siis WRC-d ja millega siis teeme ka huvitavaid tegusid siin maailmas. Ja kõik, kes soovivad ka tulla meiega võistlema, sõitma, siis legendriks.ee kodulehel on kogu informatsioon olemas. Seal ma siis korraldan Eestis auhindade peale WRC võistlusi ja ka Wreckfest 2 võistlusi. Aga see läks teine kord. Nii, rooliks on ju ikka põhiasi. On meil siis Fanatechi Puma WRC originaal rool, official, M-Spordi poolt siis. Ja kasutan siis mina Fanatechi DD Prod plussi, mis on siis vist oli äkki 16 Newtonit. Samamoodi ka Fanatechi versioon 2 käsipidur, käigukast, Stream Deck, mikserpult, klaviatuur ja loomulikult seal peaksid kindlastasemel hiired olema, aga need hiljem. Ja tooliks siis mina olen ostnud endale Atech Racingu tool ja kõike muidu muud kraami siis salvestab see kaamera tegelikult, mis me siin siis korraldame. Ja pedaalideks loomulikult on V3-d. Selline on siis selline, Simringiks on Track Racer D160 ja hästi palju ilusid olen siia juurde ostnud, et need asju siia kõik ilusti ära paigaldada. See kaamera siis näitab meil pedalboksi, ehk siis kuidas mu jalad töötavad. Ja siin ekraani peal siis te näete 2 kaamerat, mis siis salvestavad erinevatele platvormidele minu striimi samaaegselt. See arvuti, mis siin laua all on selline huvitav piist, see on siis puhtalt striimimiseks, et see siis kannab üle minu sisu teile, nii TikToki, Twitchi, YouTube'i, Kikki ja igale poole mujale veel, Facebooki vahest, Instagrami ka. Ekraaniks kasutan 55 tollist gaming LG OLED-i, mis on ülimalt kiire pildi edastusega 144 Hz ja 0,01 ms on siis sageduskiirus, et see on WRC mängimiseks vägev. Üleval on teine 55 tolline monitor, see on siukene side monitor, kus ma siis teen kus mul need chatid, asjad ühesõnaga jooksevad. LED-valgused on siin üleval, ehk siis stuudiovalgused. Ja kui me siit siis nagu lähmegi siit niimoodi järjest edasi, siis siin on mul tahvelarvuti, millega ma seadistan aeg-ajalt oma teatud programme. Selleks on siis Alienware'i 240 Hz OLED monitor. Siin on mul siis Elgato Facecam Pro, igaks juhuks lisavalgus. Praegu hetkel ei kasuta seda, aga aeg-ajalt on vaja võib-olla. Kui tumedaks teeme selle toa, Rode mikrofon, Rode mikihoidja, klaviatuurideks on mul mõlemad SteelSeriesed, see on siis nagu juhtmevaba ja see on juhtmega. See on igaks juhuks jälle varuvariant. See on siis nüüd see kõige kangem asi, see on siis nagu mänguarvuti, ehk siis see on see, mis toodab ainult puhtalt mänge teile. Ja see arvuti, mis seal alla on, siis see seal, võib-olla see on siin zoomide ka selline. See on siis puhtalt selle jaoks, et striimida. Miks ma seda 2 arvutiga teen, on sellepärast, et FPS-i ei kaota ja kuna mul on kõik 4K monitorid siin, siis mul on ressurss väga kõrge. Tahan, et mul oleks FPS väga kõrge, kaadrid, sagedused, värgid, särgid, kõik kiired, mõnusad, siis ühe arvutiga kahjuks ei ole võimalik 4K tänapäeva niimoodi mängida, et sa veel striimid ka
erinevatel platvormidel ja et sul oleks stabiilselt kuskil niisugune 160 FPS-i, kuigi nii palju pole selle monitoriga vaja rallis, on ju, aga kui ma siin mängin aeg-ajalt teisi mänge, siis siin oleks nagu mõnus. Kui on niisugused rollimängud ja niisugused ägedad mängud, siis 200 FPS on nagu väga pro. Ja see siis on siin mul samasugune lihtsalt pandud chati lugemiseks, kui ma olen siis nagu siin lauaks. On mul Deskneti laud, mis siis on nagu ikka enamustel tänapäeva inimestel niisugused saate tõsta, natukene läheb aega, aga vähemalt see on siis 1,30 m kõrgus, maksimaalne kõrgus, 2 mootoriga ja siis jah, on siin siis siuke asi, juhtmed on kenasti ilusti ära peidetud siia, nii et selline mõnus asi. Et ma ei tea, kui vajalik see teil on, aga põhimõtteliselt ma teen siukse vähe põhjalikuma video teile, siis ma vähemalt saan inimesed saata vaatama siis seda videot, no ja tooliks loomulikult liit, eks ole, ega midagi siin muud teha ei ole. Sellised toolid on juskitooler, kasutage, seal saate selja haigeks ja lõpus olete küürakad. Stuudio taust on siis ikka nagu selline Legendrix, loomulikult, kes siis veel. Ja see on siis siukene, natuke LED-valgust ka siin. Ja siin on siis minu siukene motivatsiooninurgakene, kus ma siis istun ja vaatan natukene aknast välja. Välja õue ma ei hakka näitama, siin on, kõik on klaasid, full panoraam on siin. Et seda pole vaja vaadata. See ei ole asja point. Nii, mis te veel tahate teada saada, siis ma mõtlen. Kõik on nagu tegelikult nüüd nagu räägitud. Räägime nüüd ühe asja veel ära. Väga palju küsivad, miks mul on kindad, miks mul on mingisugused kossid jalas, eks ole, et nagu veider ei ole toas mängida sükeste asjadega. Tegelikult ma ütlen lausalt, kui te olete ise ka e-sportlane, siis te saate ise väga hästi aru, et metallist pedaalid, tugevad pedaalid lõhuvad konkreetselt teie kannad ära. Minu kannad on juba pekki keeratud, sest minul on seda rallimängu simulaatorit on mul juba selja taga vähemalt 10+ aastat. Ja kindad on sellepärast mul käes, et mitte sellepärast, et siin toas külm oleks, vaid siin sellepärast, et kuna see rool on mega kallis, saate kõik guugeldada, siis te näete, mis see maksab. Siis selle tõttu, kuna see on selline, ei taha, et siia mingi käehigi külge jääb ja mul siin käivad ka sõbrad vahel mängimas, siis ma ei taha ka, et nende käehigi ja mustus siia rooli külge läheb, sest et see on tõesti mega kallis rool ja hoiame seda ja see on selline Kantara sükene nahk, juba panin higi sisse, ai. Vot nii, et selline on siis minu tuba ja kui mul on väga palav on, siis ma siin keeran selle konditsioneeri käima ja nagu näete, ma ütlesin, toas ei ole palav, 27,5 kraadi, nii et ahjud kütavad, see on väga mõnus. Et selline siis oli see minu ruumtuur teile arvutispektidest asjadest ma ei hakka rääkima, sellepärast, et seal ei ole midagi rääkida, seal on praegusel hetkel viimase malli jupid sees, ühesõnaga, et teate isegi, mis viimase ajastu tehnika mallid on, eks ole, ja jupid, et kahjuks jah, ütlen kohe ära, ma õigel ajal ehitasin arvutit kokku, et ma ei pidanud miljoneid maksma selle eest, et tänapäeva, kui me räägime DDR5 rammidest, on ju, siis peab tõesti rikas olema, et mina sain need sellel ajal kätte, kui oli ka kallis enda arust, on ju, aga nüüd ütleme, et nüüd võiks kulla hinnaga maha müüa. Ja ma kutsun teid siis ikkagi endiselt www.legendrix.ee, tulge sõitma minuga, meil on lobid olemas iga päev WRC-s, Requestis 2, Request 2 siis on ja toimuvad ka võistlused, nii et tulge kodulehele, liituge, vaadake, jagage seda videot, et see jõuaks kõigile päri, pange like, kui tahate kommenteerida, tahate sitast öelge, võtan kõik vastu, kõik aksepteerin ja kinnitan ära. Et jah, selline see video nüüd tuli, et mõtlesin küll, et saan äkki mõne minutiga hakkama, aga tuleb täpselt 9 minutit täis juba. Nii et see on siis minu video teile, kallid inimesed, vaadake rahulikult lõpuni, kui on midagi vaja täpsustame ja olge mõnusad ja näeme iga päev striimis alates kella 6. Bye!